Tervist! Oleme jõudnud 8. osasse ja siin on Vanem täiega ja meiega on Miina Hint, nagu alati on olnud, Raul Virsalu ja meiega on ka uus külaline. Sanne. Ja täna siis, mis te arvate, mis teemasid täna võiks arutada? Jätkame võib-olla sealt, kus me oleme tihtipeale alustanud, natukene pisut asjad selgemaks saanud siin inimesega ja inimese ja rahva probleemidega tervikuna. Sellepärast, et me teatame teile kohe, kui nüüd me oleme need asjad ära jõudnud lahendada, mis on kõige kibedamad praegu siin maailmas. Üks on siis liberaalide muidugi see plaan inimkonda vähendada, nagu me oleme rääkinud ja mida ka teie kindlasti teate. Inimkonda vähendada, ainult robotid inimeste asemele siia jätta maailma. Ja siis loomulikult liberaalid ja need suurte korporatsioonide juhid siis saavad täielikult allutada kõik rahvad, riigid iseendale totaalselt. Ja sellepärast ongi pisut nagu kiire kõikide nende asjadega, et püüda välja pakkuda need kõige õigemad teed, kuidas siis olukorrast välja tulla. Nagu eelmine kord me siin mainisime ühes saates, et kahtlemata siin on vaja neid häid juhte, eks ole. Tähendab, kes tõepoolest on rahvajuhid, rahva keskelt tulnud, kes on kogu aeg rahvaga olnud seotud ja kellega rahvas tuleb kaasa, sest et ta tõesti näeb, et rohkem muid teid ei ole, just see üks ja õige ainus tee on, mida mööda me kõik koos peame hakkama minema. Et neid asju me oleme siin päris palju lahendanud ja nüüd me oleme üpris lähedale minu arvates jõudnud ka siin nende probleemide lahendamiseni ja täna YouTube'ist näiteks ma nägin seda ühte väga head uudist, millest ma ütlesin Ravelile ka, et kalmõkid tahavad ka omaenda riiki nüüd luua, iseseisvaks saada ja siis arvatavasti ka džuudid ja teised kõik, kes seal kõik on, eks ole, hakkavad sama teed mööda minema, sest et siin on ainult üks lahendus, kas kõik meist orjasid teha ja siis rahvad üleüldse ära kaotada või vastupidi, et just rahvad tulevadki ja panevad oma sõna siis maailmas maksma. Nii et eks ole, et praegu me siis püüame nagu siit natuke edasi hakata liikuma. Jah, eks ikka seda vastupanu püütakse vähendada nii palju kui vähegi võimalik ja populatsiooni vähendamisega ja lihtsalt rahvas mitte iseseisvaks tegemine, et rahvas on nii fokusseerunud näiteks teenimast miinimumelatist, et nendel pole aega millegi muu jaoks ega. Sest riik väidab, et ta ei saagi sulle rohkem maksta, eks ole. Kuigi näiteks migrantidele makstakse palju rohkem, eks ole. Aga hea küll, tuleme selle juurde tagasi. Eks iga inimene on võimeline teenima ikka suuri summasid ka, kui ta lihtsalt usub veidi iseendasse ja näeb oma mingit nägemust oma enda ettevõttest, oma enda nägemusest, kellel on oma enda nägemus, mitte soovib töötada oma nägemuse peal, mitte oma ülemuse nägemuse peal, vaid tõesti inimene suudab iseennast innustada oma potentsiaalse tulevikuga ja töötada selle nimel, et seda saavutada, mitte lihtsalt terve elu lihtsalt töötada esimene ette juhtuv töö ja töötada selle elu lõpuni.
ja see on väga tore, et sul on see usk säilinud veel iseendasse täielikult, sest et kõik algabki usust iseendasse, on ju. kõik need muudatused, mis peaksid tulema. et kui inimene ise endasse usub ja tahab tõepoolest tõeliselt hakata siin midagi maailmas muutma, siis ta peab väga tõesti tugev olema, eks ole, tal peab ideed olema, mida ta tahab teha ja mida on võimalik teha. ja siis nagu suurema hulgaga siis püüda edasi minna seda vabaduse teed mööda, eks ole, et mitte sulle midagi peale surutakse. Ega see usk on ka, et inimene usub iseendasse, aga ta peab uskuma ka sellesse tema enda ülemusse, eks ole, kui sind sunnitakse uskuma jah, oma ülemust, eks ole. Aga see ongi see kunst, et see ülemus peab oskama ilma sunnita motiveerima oma alamaid, et nad on nõus seda tööd tegema, mida nad siis teevad praegu. ei no see on see manipulatsioon. Sundi ei tohi olla. Manipuleerimine inimestega, aga noh, nagu ma ütlesin, et Eesti inimene läheb väga väikese palga eest ka tööle tegelikult, sest et tal ei ole varianti, mida valida, eks ole, jah, 3 euro eest. Tal ei ole usku iseendasse, et ta on võimeline midagi rohkem teenima. ja seda ka muidugi, sellepärast et arvab, et ta ei ole selle vääriline või ta lihtsalt ei ole selleks võimeline või lihtsalt arvab, noh, samas meid on nii tuimaks ka tehtud ja ma tahtsin just öelda seda, jaa, et meid on tõesti nii tuimaks tehtud inimesi, et ta enam ei suuda eristada neid asju peaaegu, ainult mõned üksikud suudavad tõepoolest ja võib-olla, et isegi hakatakse elektri asemel mingeid muid asju väga varsti tulevad need uued leiutised siin pinnale. Mulle on juba saadetud seal mõningaid neid fotosid ja neid. No on ka igast huvitavaid asju kogutud. Väga tore, väga tore. Mis võib millestki pilgu peal visata teatud inimestes. Aga jah, et meid on tehtud tuimaks ja meid on pandud lihtsalt rutiinselt iseennast mürgitama. Et me ei tea, kuidas tervislikult elada ja meile õpetatakse viise, mis on hoopis vastupidi tervislikust eluviisist. Meil lihtsalt müüakse, sa lähed poodi, midagi sa pead ju sööma, eks ole, et sa ei saa ju minna kuskile hakata heina sööma. Ja, et kui suur protsent poetoodetest on söögikõlbulikud üldse, on ju? See on suur küsimus, jah. Et pikemas perspektiivis kasulikud. Muidugi suhkur või midagi muud süüa pole, siis suhkur see hoiab elus mõnda aega, aga kui aastast aastast ainult suhkurt tarbida, leiba, saia, nisu, makaroni, kooki, nii edasi. Neid kõike on võimalik teha maitsvalt ja kasulikult, näiteks tatrajahu ja linaseemnejahu ja hapukoor ja niisugused asjad on kasulikud asjad tegelikult. Aga puhtalt mürgitamata. jah, et või on kasulik. jah, et margariin ja need taimerasvaõlid ja need ei ole kuigi head asjad, mais ei ole ja maisitooted ja ma olen üsna sojaga ma pole väga kursis, et ma olen üsna palju kuulnud maalikatest, et soja ka pole kuigi hea, aga aga jah, et tõepoolest, et see võtab aega natukene, et siin peab ka läbi iseenda laskma kõik need, et mis sul on nüüd kõige kasulikumad, peab proovima, eks ole. No kogu see elu ongi suur katse ja eks ole, mis me peame läbima, et ja kui me tervemaks saame, siis kõik hakkab ka tasapisi muutuma, sellepärast siis me muutume tugevamaks, eks ole. Meil tekib rohkem jõudu, rohkem häid ideid ja nii edasi. Ja selle poole me kõik pürgime siin. Et vaatab siis, mis homme tuleb, eks ole, et siin näiteks Bidenit ja isegi Putinit survestatakse vähemalt siukseid infoni, kui õige see on, ma oma pead sellest ei anna, eks ole. Et nad ka siis ikkagi aitas kokku rahvastiku vähendamisele kaasa ja kõiki siukseid asju. Bidenit nooremat, eks ole, nii oli öeldud. Bidenit seda nooremat, kes seal
käis seal Ukrainas või kus ta tegi neid mingeid kahtlasi tehinguid. mis iganes jah, aga Putinit ka, isegi teda mainiti, eks ole, et läbi Ameerika see hakkab siis nagu toimuma, et nad ikka kogu aeg ka tuleksid liberaalidega kaasa ja nii edasi. kummalised käigud siin praegu. ega see populatsiooni vähendamine ei ole hiljutine protsess. ei, see muidugi ei ole, aga nad ei ütle ka otseselt välja, et kuidas siis läbi selle Biden noorema ja Putin, et kuidas neid asju siis täpselt paika panna, aga nad seda ka ei ütle. aga ma arvan, et see on ikkagi väga seal sõdadega seotud, et seda venitada ja mitte anda seda õiget infot inimestele kätte, eks ole. No, delikaatne teema, eks ole. Absoluutselt, tapmine jah, aga siis nagu me eile siin rääkisime, et siis minge esimestena, kui te kangesti tahate rahvast vähendada, olge, näidake eeskuju. Kõik need kõige rikkamad inimesed. Et las nad löövad ennast ise kõigepealt maha. Risti jah, lööge ennast ise kõigepealt risti, eks me siis vaatame, mis siis edasi saab, eks ole. Kui nemad arvavad, et meid on liiga palju, siis nad võivad ise lakkuda. Näidake eeskuju, jah, teistele. Nende järel. Aga jah, et... See oli midagi nali praegu. See on nali, sest nemad vastupidi, nemad püüavad teha kõik, et elada seal ligi 200 aastani peaaegu ja seal, ma ei mäleta, kui kaua elas see nüüd üks nende kõige rikkamaid seal, ligi juba seal 150 kogu aeg teda, eks ole, turgutati, tähendab kõik need operatsioonid. No see ongi see elundi doonorlus ja... Absoluutselt jah, ja siis kasutatakse ju väikelaste igasuguseid organid ja asju, mis on ääretult kohutavad asjad siin maailmas. No mis teha, kui need rumalad inimesed või need rumalad juhid kardavad kohtuda selle jumalaga, eks ole. Või see loojaga, nad ei usugi, tähendab üleüldse, et on olemas, et ainult nemad ongi need, kelle käes ongi kogunenud kogu võim ja nad teevad, mida nad iganes tahavad, eks ole. Absoluutselt, nad isegi loodusega ei arvesta ju, mis me siis räägime veel millestki muust, eks ole. Et nad on nii kindlad, et nendel on oma varjupaigad, kuhu nemad saavad alati minna ja pääseda kõigest. No sellest viimasest uksest ei pääse mitte keegi. Siis on hilja kõikidel, tähendab, me peame ennem suutma need asjad ennetada. Ennetada seda, et tulevad seal, võib-olla kasutatakse tõesti aatomipomme, eks ole, me mõtleme, mis käigud nende poolt välja pakutakse. Mingid käigud kindlasti tulevad, kui juba siukseid nimesid kasutatakse nagu Biden, noorem, Putin ja nii edasi, siis mingid plaanid kogu aeg seal, köövad ja köövad. Susisevad. Kusagil midagi susiseb. Või siis... Aatompommid või midagi. Või siis kergid dokumendid kõrbevad kusagil, eks ole. No aatompommid, siis me kõrbeme kõik, eks ole, jaa. Aga nemad ei kõrbe kunagi, vaat selles ongi küsimus. Ja muidugi nad tahavad, mis on kõige hirmsam. Nende käed on verised ja mida nende karma kannatama on. Absoluutselt, aga nad tahavad ju ainult robotid jätta siia elama ja siin ongi nüüd see kaks poolust, eks ole, robotite maailm ja inimeste maailm ja kuivõrd inimesed üleüldse tahavad või nad unistavad ka juba siuksest elust, et robotid kõik tööd teevad ära nendele ja nemad ainult siis mõnulevad ja naudivad head elu, eks ole, et mida inimene suudab ka veel teha ja tahab teha. Võib-olla ta ei tahagi enam väga palju tööd teha. No inimene on mugav ja ei tahagi enam liigutada, eks ole. Ja see robot teeb inimesest töö ära, siis... Ja, isegi mõtlemist töö teeb ära. Ja muidugi see on ka teada, et ta juba male niisuguseid käike oskab teha, mis on täiesti vapustavad. Mida mitte keegi teine ei oska isegi lahendada. Nad isegi, kes seda... rääkisid sellest malevõitlusest, ütlesid, need olid elegantsed käigud, tähendab, mida robotid tegid inimese vastu. Et need on uskumatud asjad, mida tehakse, aga siin kõik sõltub ka inimesest, et kas inimene tahab pidevalt edasi areneda, seda raskemat teed mööda minna.
edasi, sest et kui sa tööd ei tee, eks ole, ei taha üha rohkem ja rohkem maailmast teada, siis tulevad kindlasti teised inimese asemel, eks ole. Aga küsimus on selles, et me pole ju oma piiri ega lage üldsegi saavutanudki. On ju niiviisi, et inimesed on palju rohkemaks võimelised. Kui neile anda võimalus, aga praegu hävitatakse just neid kõige targemaid ja paremaid. Teslagi hävitati ära, eks ole. Kellel oli Tesla, temal olid need patendid ja muud. Ja tohutu suur see leiutaja, üks suurim maailmas üleüldse. Et kõik hävitatakse ära, need, kes püüavad inimesi rohkem mõtlema panna, mis on ääretult kasulik. Aga kui inimene mõtleb, et ma ei tahagi enam üldsegi, ma hakkan robotite käest näiteks nõu küsima, et kuidas üldse elada ja mida teha ja kuidas mõtelda, et mis on targad mõtted, mis on rumalad mõtted, kui ta hakkab nende käest küsima, siis muidugi ma ei taha kedagi hirmutada, aga võib juhtuda niiviisi, et inimesed loovadki, tähendab inimkond loobki siis robotid ja robotid saavadki ülemvõimu, eks ole, maailmas. Ja siis hakkavad robotid inimeste elus hoidma, eks ole. Ei, nad ei hakka. Moolikate küljes. Ei, tegelikult ma arvan, et nad isegi ei hakka, aga me kõik ei tea. Ennem kõigepealt püüame ikka ise, tähendab, inimestena areneda, edasi minna. Et teha kõik selle jaoks. Näiteks on ju tsivilisatsioonid, kus on tohutu kõrge kultuuritase, aga praegu see on väga kõvasti alla käinud. Väga kõvasti, et kui ma leiame mingeid raamatuid seal 20, 30, 40 aastat tagasi, mis on kirjutatud, et nendes on veel midagi, aga nendes uutes, eks ole, siin on umbes niiviisi jah, et ära söö enam, ära ela enam, ära kirjuta raamatuid enam, ära enam üldse mitte midagi tee, ära isegi poliitikaga enam tegele. Üks viimane raamat oli ju, mäletad? Kus naerdi Trumpi, tähendab, et seal oli Trumpi kohta ka oli üks nali ühesõnaga, et ära üldse enam ela. Oligi siuksed välja pakutud ja kogu raamat oligi niisugune. See tuletab meelde ühte Eestimaal üks raamat anti välja valgete lehekülgedega, eks ole, umbes niiviisi. Ära üldse midagi tee, eks ole. Et siis on su elu kõige parem. Tähendab igasuguseid raamatuid ja ma tahan öelda, eks ole, ja just hiljaaegu ma leidsin ka mingi siuksed raamatud, kus sa näed kohe, et tähendab, me näeme teiste inimeste elu nendes raamatutes ja see ju, tähendab, see on palju objektiivne kui meie enda elu, meie enda silmis. Kui me loeme teise inimese elu, mis on väga objektiivselt antud, kirjanik kirjutab või kunstnik maalib, Karje näiteks, eks ole, see kunstniku maalitud, eks ole, ja nii edasi, või siis Kafka need vanglaraamatud, eks ole, et mida ma täiendasin ka, et kus teda lõpuks seda peategelast protsess on raamatu pealkiri ja siis 2 tulevad talle siis valvurid seal lõpus seal tema juurde, võtavad tal kätest kinni, viivad ta sinna kuskile, ta veel vaatab ringi, see kangelane, et kas ei ole enam mitte kedagi, kes teda abistama tuleks, eks ole. Inimkonnal on ka praegu nagu niisugune, aga ei tule mitte keegi ja ta tapetakse nagu koer. Eks ole, et kui inimene ei suuda inimeseks ikka tõesti saada ja tähendab suhted on siin väga tähtsad, ääretult tähtsad, sellepärast et armastussuhted, eks ole, neid ei väärtustata enam üleüldsegi, eks ole, vestlus teise inimesega, sõprussuhted ja nii edasi, kõik need kõige tähtsamad suhted hakkavad nagu ära kaduma kuskile. Nagu filmides ongi, et uus reaalsus on vägivald. Ongi, no jah, täpselt, et see on nii moes. Vägivald on... Et kõige parem asi. Vägivald on rohkem moes kui armastus ja see hoolimine, eks ole.
no kõik täpselt . filmid seda õpetavad , eks ole , juba lapsepõlvest peale . multikatest tuleb , eks ole , see kõik välja ja . üks peksab teist ja teine peksab teist ja pärast mõlemad naeravad . või on surnud , eks ole . no multikat . ei , ma teen nalja . ei saa ju keegi surnud . ma teen nalja , ei , seal saab ka , seal kogu aeg tapetakse väga palju muide . ma olen natuke neid vaadanud kõrvalt ja . aga järgmises osas on sama tegelasi jälle tagasi . kui sa nii palju oled vaadanud seda , ma ei tea , ma ju järgmist osa ei vaadanud . ei no lapsepõlvest ikka vaatame . ja , aga jah , et tõepoolest , et ja iga rahvas peab loomulikult ise oma teed läbi käima , nagu nüüd Karl Mõklid , eks ole , oma vabaduse tee , aga me võime ütelda , et meie juba käisime selle ära ja sellepärast lootust on inimesed , ainult et me peame õppima jälle uuesti kokku hoidma ju . tõeliselt kokku hoidma ja üheskoos tegutsema õige idee nimel . ja küll me oleme mõtelnud , te olete ise näinud , kuidas me siin tõepoolest mõtleme , et mis teed siis oleks kõige õigem siin edasi käia ja kuidas siis võita kuldvasika , selle hirmsa kuldvasika , kes trambib inimkonna peal siin ja püüab selgeks teha , et ainult raha üleüldsegi midagi veel maksab , et ükski muu asi ei ole tähtis . aga raha sa süüa ei saa . raha ei anna sulle ei armastust , ei sõprust tõelist , ei mitte midagi , eks ole , tõelist , see on selge . nii et . sellega saab osta illusioone . ja väga suuri ja inimestel tekitada illusioone , et kui sa kõike seda omad , siis sa oled ka kõige õnnelikum inimene maailmas , eks ole , kõike seda omad . ja mis on oma ? mitte midagi pole oma võib-olla seal . niivõrd kuivõrd . ja ei no kui sa armastad ainult kuldvasikat , no siis sa ei saagi midagi muud armastada , sellepärast et siis sa pead teda teenima ja tema jaoks elama , eks ole , me teame väga hästi , kuidas juudid tantsisid ümber selle oma kuldvasika , eks ole . me teame seda kõike ja millega see lõppes siis , eks ole , mingisuguse suure karistusega või niiviisi , aga eks inimkond karistab ennast ikkagi eelkõige ise ja iga inimene ka kõige kurjem vaenlane on inimesele tema ise ja rahvas tervikuna , ka tema ise võib olla vaenlane , kui ta ei saa oma vigadest aru . aga kui ta hakkab mõistma , et ta ise on teinud need vead ja ta ise saab ka neid ära parandada , mitte karistada ennast niiviisi , et jah , et ma olen nüüd nii halvasti siin ilmas elanud , et rohkem ei tasugi siin elada , vaat jah , ikkagi usk , lootus , armastus , eks ole , need asjad on olemas ja inimene saab ennast , aga see on väga raske , eks ole , arusaadavalt . esiteks on juba oma tervise eest on väga raske hoolitseda õieti , eks ole , kõik on probleemid jah . inimesed on nii uppunud oma probleemidesse , nendel on nii halb tervis ja nad pidevalt toovad seda tervist aina rohkem alla ja alla , kuigi nad teevad seda , mida arst käsib ja kõike , et võtta neid valuvaigisteid või antibiootikume ja neid nii-öelda ravimeid , mis nii-öelda ravivad need asjad ära ja siis jah , et seda võib toituda , sellest võib toituda ja seda mitte toita ja süüa ja . no täpselt , et mul oli ka , et see on mingi aastad 3-4-5 tagasi mul peres soovitas , et kasuta neid ravimeid või jätka oma teed . ma ei hakanud ravimit kasutama , eks ole . väga õige , sellepärast et Eesti parim imeravitseja ütles mitte ühtegi tabletti , mitte ühtegi sihukest ravimit , rääkimata sellest vaktsiinidest , mida siin tehti ja mis inimesed lausa surmasid kohe otseses mõttes kohe . sellepärast , et oma immuunsüsteem on vaja paika panna ja mingis mõttes vaimne immuunsüsteem ka kuidagi paika panna . et sa mingisuguseid halbu raamatuid , halbu filme , ikkagi neid asju vaadata , kus on mõte sees . sest et kui mõte kaob ära , mis siis alles jääb , eks ole . mõttetus . mõttetus , täpselt ,
siis jääb lihtsalt mõttetus ja me kõik hakkame siis kas või üheskoos seal kas ümber kuldvasika tantsima või mingeid siukseid asju tegema. Nojah, et kõige parem ja kõige esimene koht, kuhu inimene võiks infot saama hakata, on mitte otsides väljaspoolt, vaid siit, täpselt. Ja sellepärast, et nii rumal nüüd ükski inimene ka pole, et kui ta tõesti läheb ja teeb midagi väga-väga halba nii iseendale, eks ole, ja sellega koos ka võib-olla mõnele teisele, siis lõppude lõpuks, kui ta jätkab seda oma vale teed, eks ole, no tal peab ju siin peas lõppude lõpuks selgeks saama, et see ei ole õige tee, ainult et palun väga vaata raamatuid, veel kord ma ütlen teile, et need viimased raamatud, mis on siin ainult ainult tapmine või tühipaljas mingisugune lihtne siukene kerge seks, eks ole, mis täiesti on inimsuhtlemisest väljaspool, igasugust väljaspool agressust ja nii edasi. Või siis mingi rahavoogude juhtimine või? No jaa, et iga inimene tahab, et kuidas rikkaks saada, kõik need raamatud, eks ole, et hästi kiiresti ja kuidas teisi paljaks koorida, kuidas nad puhtaks täielikult, eks ole, teha. Kuidas võimalikult palju võtta ja võimalikult vähe anda. Ja muide, mis on veel kõige huvitavam, et ja see tuleb üha rohkem välja, et just need, kes mängivad inimkonnas suurimaid heategijaid, suurimaid neid kõiki, vaat need on need, kes selle varjus püüavad kõiki teisi paljaks koorida. Täpselt, see toimub läbi arvutite. No ei saa nii ka päris öelda, siis me näeme kõik potentsiaalsed head inimesed ka. Tähendab, kes mängivad. Mul oli see supernäitleja või tähendab meisternäitleja. Keegi ei kujuta ette. Nad on meisternäitlejad. Nad mängivad su täiesti paljaks, koorivad selle näitemängu käigus täielikult, absoluutselt. Ja kogu maailm kummardabki nende ees, sest et on inimesed, kellel on tõepoolest siuke tohutu anne näidelda ja nii edasi. Mitte, see oli vale sõna, võib-olla jah, tõesti, ta mängib, tähendab seda heategijat mingil kombel, sest et ta on näitleja, ta on meisternäitleja, ta oskab seda kõike teha. Nii et sa lihtsalt ei saa arugi. Me loeme ju väga palju igasugused jutud, kuidas nad tegutsevad, et see on lihtsalt jah, et hoiatuseks kõikidele inimestele, eks ole. Ja teised ei saagi aru, et neid paljaks kooritakse lausa. Ja niivõrd julmalt, sest ma lihtsalt huvi pärast isegi ütlesin, et olge nii kenad, et kui te tahate siin head teha, mul on olemas ka lastekaitseklubi, kus saab heategusid teha ja lapsi kaitsta ja aidata ja nii edasi. Palun pange sinna, mitte keegi, mitte kunagi, absoluutselt jah. Kuigi ma ütlesin, et rohkem ma sellest ei räägi, kui te ei pane sinna, siis kõik head aega ja nii edasi. Ongi kõik. Nad ei tee kunagi niiviisi, nagu sina ütled, nad püüavad leida siukseid jah, aga ma ütlen veel kord, mitte keegi ei näe läbi neid meisternäitlejaid, mitte keegi. Inimestele peab jätma mõtlemise ruumi, mitte need näitlejad, vaid inimesed peab saama ise mõelda, kas see... Aga ta võtab sul, tähendab sellega ära selle mõtlemisvõime, et ta ongi näitleja tõeliselt ka nagu, saad aru, et tal ei maksa see mitte midagi. Et mängida ka heategijat või siis väga halba tegijat, et ka kuulsamaks saada ja nii edasi, ta mängib just seda, mis parajasti on vaja. No ongi, väga huvitav. Nagu politseis on ka, see muusik. Nagu politseis on ka, et need vahetavad on hea politsei ja on halb politsei. Täpselt. Ja mõlemad on väga kuulsad, eks ole. Mõlemad sama raha ja sama palka, eks ole. Või siis üks saab natuke rohkem. Ei, nad saavad mõlemad, sest nad mõlemad mängivad ja
ja ega iga mäng ei olegi halb loomulikult, et püüame ka siis tähendab mitte seda halvas mõttes seda mängida, vaid kaasa mängida ja näidata, et tõmmata tal see mask eest ära. jah, mängida selliseid mänge, kus me lihtsalt meie objekt ei ole ammutada võimalikult palju väärtust, vaid pigem anda võimalikult palju väärtust. Andes võimalikult palju väärtust me on nagu me juhuslikult nagunii see on nagu kõrvalprodukt, me ammutame iseendale väärtust. Andes väärtust me saame väärtust, tõelist väärtust tagasi. jah, et andes tõelist väärtust, meil on suur potentsiaal, mis läheb ringi, tuleb ringi. täpselt ja tuleb ringiga tagasi, kindlasti. no kõik tuleb ükskord tagasi, mida sa siin ilmas teed. kõik hea tuleb tagasi ja kõik halb tuleb tagasi. seda ma ei oska öelda, ma ei ole jumal, aga sellega iseendale. Tähendab, inimene võib-olla mõtleb, et oi, et ma võin ükskõik milliseid sigadusi siin maailmas teha. Aga mitte, et ta põrgusse satub või mingeid siukseid asju, ei, mitte seda. Aga siin on mingi väga suur, aga et sa hävitad ju omaenda südame ära siin sees, sul ei olegi seda enam, eks ole. Ma rääkisin ka ühest filmist, eks ole, kus oli see lõpus ongi see kuninganna, jah, ta nimi oli kuninganna jah, et ta oli väga kena ja väga ilus ja siis see lõpuks tal oli nii palju nagu seda võimu käes, et ta suutis kõiki mõjutada. Lõpuks ta. aga külm ja kõrg. Täpselt ja ta hakkas jooma lõpuks, sellepärast et ta ei kannatanud seda pinget välja ja siis ta lasi oma lapse ka seal maha ja nii edasi. Tähendab, see kõik hakkab sulle tulema mingil kombel. Aga mis kombel? See karma. Noorem aina kasvab ja siis lõpuks järsku. Ja, et ma tükk aega mõtlesin ka selle peale jah, ma rääkisin eile sellest, eks ole rohkem. Aga ma mõtlesin, et jah, et mis asi siis tuli talle vastu, sest ta sai kõik, mida ta tahtis, sest ta oli tõesti kaunitar ja nii edasi. Algusest peale kõik tema järgi kõik käis, kõik tegid talle, püüdsid head teha, aga see ei mõjunud jah. Aga olgu jah, et ühesõnaga me ei taha kedagi hirmutada aga on ju mida siin elus õnneks veel armastada, hoida, kalliks pidada. Ja jätke meelde, et mida külvad, seda sa ka lõikad. Jah, väga ilus Eesti vanasõna. Kui sa külvad väärtust siia maailma, siis sa lõikad ka väärtust. Et ära püüa võimalikult palju väärtust saada ja võimalikult palju toetust saada, vaid paku toetust ja väärtust. Ja hinda neid, kes on Eestimaa jaoks näiteks oma elud andnud, väga palju andnud, eks ole, Eesti loonud siin ja kuidas meie siiamaani nagu ei austagi neid, eks ole, et püüame ka siuksed asjad, oma kangelased tõesti neid väärtustada, eks ole. Ja ütelda, et suur tänu, mida sa oled teinud meie jaoks. Ja kaaluge uuesti üle need inimesed, keda te väärtustate, kellel on lihtsalt mingi kurjad plaanid, eks ole, tegevad. Lihtsalt säravad, kuna neil on uhke pruut või uhke palju raha või uhke auto, et need ei ole väga suured väärtusnäidad. No igaühe suurim väärtus on tema enda keha. Iga inimese keha. Süda ja süda ja mõistus, eks ole, jah. Ka, süda, mõistus ja keha ka. Iga inimese keha on inimese tempel. Teisel ei ole õigust Eesti templit rünnata. Ei no jah, isegi kui sa oled tõesti maailma üks kõige kaunimaid naisi näiteks jah, nagu ma rääkisin eile sellest, eks ole, ja et ära kasuta seda siis kurjast, eks ole, püüa ikka hästi kasutada jah, kõike, mis sa oled saanud jah. Et see, kes hakkab nagu seda kurja propageerima, eks ole, siis see muutubki ise kurjaks. Jah, ja üks huvitav asi ka meile kallid televaatajad, et
kui te otsustate teeselda kusagil uues seltskonnas, et sulandada sisse ja meeldida teistele, et otsustada teeselda kedagi teist, siis kas te teate, mis juhtub, kui te unustate ära, et te teesklete? väga huvitav jutustab. Ja, et kui te unustate ära, et teesklete seal seltskonnas, et sa teeskled, siis sa lihtsalt jäädki teesklema elu lõpuni. Elu lõpuni ja sest sa pead seda maski kandma. ohverdasid selle enda eelmise elu selle nimel, et mõnele inimesele meeldida korraks. Ja see on niisugune, tundub, et üsna sagedane asi. Kahe otsaga mõõk. Ja see Oscar Wilde'i tuletab meelde see portree, eks ole, mis hakkas lagunema. Seal üks väga kaunis noormees oli. Tema pilt oli ja Oscar Wilde siis kirjutas sellest pildist raamatu, et mida rohkem ta hakkas lagunema, see pilt hakkas ka lagunema, mis oli tehtud, eks ole, mis oleks pidanud ju jääma, aga isegi see lagunes ära. Ja jäigi ja inimene suri ja jäigi ainult see pragunenud siis pilt, eks ole, ja muud mitte midagi. See oligi kogu lugu, eks ole, ja isegi sinna mõjus, et jah, kirjanik, eks ole, Oscar Wilde kirjutas selle raamatu. Aeg tegi ka. Jah. Aeg tegi maa ja. Aga jah, et ma lõpetaks, lisaksin enne kui me ära lõpetame ühe väikse asja veel, et kui te soovite siia maailma väärtusi tuua, siis palun lihtsalt väärtustage iseennast. Kohelge iseennast väärikusega ja kuulake ja õppige enda keha alguses tundma ennem kui jah, et ärge laske kopsul üle maksa minna. Ja õppige kõikide teiste käest ka, eks ole, see on ka väga kaval mõte, muide, eks ole, et kui sa ise midagi ei oska või ei tea, aga ära hakka vihkama teist, vaid vaata tasapisi, et kuidas keegi teine teeb. Eks ole, et see on näiteks kunagi kõrgemas. Jah, et mõnikord on teiste vigadest võimalik õppida, teiste edudest võimalik õppida. Ja kõigest saab õppida. Jah, aga üks huvitav asi veel, et jälgige oma emotsioone, et emotsioone on võimalik vältida enne kui need esile tulevad, näiteks viha ja raev ja lihtsalt siuksed emotsioonid. Et neid on võimalik tähele panna, et kui need kerkivad ennem kui need pinnale tulevad nagu veemull, mis tuleb pinnale. Seda on võimalik järgida, et see mull on tulemas, aga sa saad selle veemulli peatada ennem kui see kerkib. Ja siis sa kaitsed oma tervist ka. Siis see lihtsalt lahustub lihtsalt uuesti. On ju niivis, eks ole? Ühisteaduses. Ja, et kui sa saad sellest vihast ja sellest lahti, siis see tervendab sind. Jah, et see on väga ebatervislik. Või kadestad kedagi, eks ole, nii edasi. Kadedus on, see on lihtsalt mürk iseendale. See, kes teist kadestab, see on ise mürgine. Ärge püüdke olla parem kui keegi teine, vaid... Olge uhked, kui on keegi midagi hästi teeb. Ja, tundke rõõmu selle üle, et kellegi läheb hästi, mitke ära kadestage ega ärge püüdke olla parem kui sama hea kui keegi teine või parem kui keegi teine, vaid lihtsalt õppige iseennast arendama omamoodi. Ja siis te saategi parimaks, eks ole? Kui te rasket tööd teete iseenda kallal, siis tulebki kõik. Kas te arvate, et te saate õnnelikuks, kui teeslete teist ja saate rikkaks kedagi teist teeseldes? Et hakatagi lihtsalt oma elu elama seda inimest teeseldes? No, ma lasen teil seda otsustada. Lõpuks elame ainult üks kord seda elu, kus me siin elame. Jah, et tänaseks vist on kõik. Kõik. Suur tänu.